vanad pildid on alati hästi huvitavad. Näitan teile Oskari pilti originaalis ka. Oskar Liivakivi koos 2 noorema põlvega Tõramaa sauna ees. Ma arvan, et see on siis see kurikuulus Oskar. Pole kahtlustki, et Oskar on jätnud Soomaale oma jälje. Mul on nagu poeg Oskar ja vana peremees, kes ennast maha lasi, oli ka Oskar ja see poeg Oskar nüüd sündis, siis võib-olla natuke on kergemaks elu läinud, et noor veri ja siuke aktiivne, et ma ei tea, kas temasse vana Oskar ka sisse on läinud, aga igal juhul peale sündi siis nagu neid hääli ja asju on nagu vähemaks jäänud. Uus tegelane majas ja loob oma uut korda, nii et selles mõttes. See oligi meil nagu lahendusena mõeldud, paneme lapsele ka Oskar ja vaatame, mis sündima hakkab. Aga läks paremaks. Enne oli tõesti raskem olla. Järgmisena viivad Sooma käänulised rajad meil maausulise Edu Kuili juurde, kes on külastuskeskuses toimuvaga üsnagi kursis. Tohib edasi astuda? Tere, mina olen Kairit. Väga meeldib. Terve päev olen oodanud teiega kohtumist. Et kas me võime 2 sammu sinna sisse poole ka astuda hoovis, et siis räägiksime juttu natukene? Meil on täna olnud juttu üsna mitmest juhtumist, et aga kõige rohkem oleme täna pühendunud Oskarile. Te juba naerate. Kas selleks on põhjust? Jah, eks mingi tõsine tagapõhi seal ka kindlasti on, aga minu meelest üldiselt Oskar oli päris tavaline inimene, nagu meie eestipaalased kõik ja Oskar oli minu vanemate hea tuttav ja mis seal päriselt taga võib kõik olla, et me kõik täpselt muidugi ei tea aga üks osa selles mõistatuses on ka kindlasti Oskaril, aga see taust on seal kaugem. Te olete ise seal koha peal käinud. Mida teie oma silmaga olete näinud ja oma ihu ja hingega tunnetanud? Mina ei ole seal enda jaoks või enda suhtes nagu midagi sellist vaenulikku nagu tundnud, aga midagi ma seal natuke tajusin aga et see on nagu alati igas kohas on omad niisugused energeetilised liikumised ja tajumised, et mul siin sõber Andres koges ikka päris karmi asju. Rääkige teie palun oma sõnadega meile, mis Andresega seal juhtus? Viimane, kus teda siis nagu voodiga nii-öelda visati ühest toanurgast teise ja see tuba omandas siis sellised ebamäärased mõõtmed, et kui me nii-öelda projekteerime ennast õhupalli sisse ja siis seal hakkame ringi lendama, siis need seinad annavad järgi ja venivad, et Andrese jutu järgi toimus temaga midagi sellist. Pendlimees Veeliks Jalaka arvates on Sooma keskuses lukus koguni 15 kadunukese energiad. Siin on energiaväli veel normaalne. Aga juba ees on tunda, et ees on midagi torkavat. Juba siin see hoone sisemusest juba tuleb väljapoole negatiivset kiirgust. Negatiivse kiirgu mõju. Nüüd kui uksest sisse lähen, siis juba siin on juba hästi tugev, nii et viib või pendli käest ära. Igatahes viskab ette surnute energiaid. Siin ma ei tea, kas ma saan koha peal mõõtagi, ta ei lase mul mõõtagi isegi. Või ma katsun väikse pendliga, kas ma saan mõõta.
mul viskab siin ette viis vaimolendit, viie surnu energia. Mul siin tundub, et viskab kurku. Tundub, nagu oleks siin haua või haudade kiirgus. Tundub, et ülitugev haudade kiirgus paneb isegi palju kogenud Veeliksi käe värisema. Teie eesnimi on? Triin. No igatahes teil see negatiivne märk on peal juba ja elukaaslase eesnimi? Janari. Jah, temal on kaikki märk, ei ole puhas. Vaatame siis, mis energiat siin majas on ja kui. Igatahes mul tundub jah, et siin on isegi need negatiivne energiaväli on siin tugevam. Ta annab ju nii kaugelt on see mõju tunda. Ja siin ma mõõtsin, siin on 9 surnu energia. Ei oska ette kujutada, kuidas siin saab töötada või elada, kuidas siin need asjatoimikud kõik kulgevad. Siin peab väga tugev inimese energia, kes suudab siin kas või ajutiseltki töötada. Ja paistab, et ka siin peab paika see külarahva jutt, et keegi on siia kaevu ära uppunud, nii et siin on tugev negatiivne energia. Ma vaatan oma väikese kontrollpendliga. Ja siin on küll ainult üks naise vaim on jah. Üks naise vaim ja tema siis see negatiivne energia. Kuid pendel ei pruugi alati õigust rääkida. Selle kohaga siin kaasneb ka selline müüt kaevu kohta, kuhu olevat üks noor tütarlaps ära uppunud. See ei ole nüüd küll päris see kaev, aga siin läheduses ta kusagil on. Kas sina räägiksid sellest müüdist lähemalt? See on see Tõramaa legend, et see on siin valitsenud tõenäoliselt juba pikemat aega, et just seoses nende kohalike kõrtsidega, mis siis rajati taliteede äärde või taliteede ristumiskohtadesse. Ja see ei ole see õige kaev, kindlasti mitte. Aga legend, ehk siis see müüt, mis selle paigaga on seotud, räägibki siis seda lugu, kuidas üks tüdruks sellesse kõrtsi kaevu on ära uppunud. Et siis kohalikud mehed kõrtsis või läbirändajad, mingid untsakad olid siis nagu läinud ühe tütarlaps kombelõtvuse üle vaidlema ja olid selle tütarlapse siis kaevu visanud või mis iganes seal juhtunud oli, et kindlasti räägib seda keegi teine, näiteks Edu või kes on nagu minust palju kohalikum siin kandis ja tunneb seda legendi nagu märksa põhjalikumalt, aga selle paigaga ehk Musta Tõramaaga seonduv üks legend on siis selline. See kaev on täitsa tavaline kaev siin? See kaev peaks olema endine Liivakivi talu loomade jootmiseks mõeldud kaev, et siit kaevust toideti nagu Liivakivi talus loomi. Sellised lood siinpool sood, teisel pool sood, seal on hoopis teised lood.